Palju on räägitud Vigala sassist kui mingisugusest müstilisest olevusest või olendist, ausast ja ebaausast. Ja nüüd ma siis saan kohtuda silmast silma või läbi kaamera oma vaatajatega, võib-olla ka austajatega, mõne võib-olla kirujaga. Üldiselt ma usun, et minusse ei ole halvasti suhtutud, need mul ei ole põhjust kellelegi kuri olla ega ka paha olla. Mõni, kes on ka teinud kurja siin platsi peal või ka minule, on ta teinud muidugi omast teadmatusest või on sellest ka põhjust olnud. Seepärast me oleme kõik inimesed, nii olen ka mina kutsunud esile kurja ja võib-olla ka teinekord valesti head teinud ja saanud kurjaga tagasi. Aga niikord juba elu on. Ja millega ma siis tegelen tegelikult? Tegelikult ma oma põhitöö juures olen vanem teaduslik töötaja EPA-s, eritaimekasvatuse alal, kus kohas ma kasvatan siis ravisöödakultuure. Ja ravisöödakultuuridest praegult on peamine objekt on muguljumikas, mis on tulevikus võib-olla ka silokultuur, mis tõstab järsult tiinust. Siis on muidugi Shenzheni kasvatusagrotehnika veel väljatöötamine, siis tulevikutaim on suur, mille agrotehnika tuleb veel välja töötada. Samal ajal on siis ka veel jätkame Rhodiola, siis Aralia ja Eleuterokokki, nüüd juba uue taime punase juure agrotehnika väljatöötamist, sest punane juur on umbes kuldjuurega sarnane, kuid ta mõneti just vereloome juures kasutatav paremini kui on kuldjuur. Ja nende agrotehnikate väljatöötamist. Siis nii, et ülikoolis olen ma praegu juhtiva teadustöötaja kohal. Ja peamiselt ülikooli jaoks ma teen ökoloogilisi uurimisi, mis on juba kestnud õige mitu aega. Siis kui ma juba siia tulin Vigalast ära. Ja selle kohta tuleb siis eraldi töö, kus kohas me näitame ära selle asukoha, kus kohas uurimine toimub, see tähendab riigi poolsaarel, terve poolsaare osas. Ja siis Moskvas Radiobioloogia instituudi juures vanem konsultandina töötan. Seal on siis peamiselt radiatsiooni kas vältivad või radiatsiooni kiirgust saanud inimeste tervistist taastavate taimete kasvatamine ja uurimine nende jaoks. Need on siis 3 põhisuunda ja hobi, nagu on näha juba, kus kohas ma istun praegult Kultuse platsi peal, mis on vanausu Kultuse plats või vähemalt püüab sinnapoole. Ja et anda siis oma sõpradele ja oma tuttavatele ja noortele, kes seda soovivad, seda teavet meie kunagise maausu kohta. See on nagu hobiks. Samal ajal ma uurin ka siis šamanismi ja teisi kultuseid. Et mul just oligi väga huvitav võimalus saada nüüd alles mõni päev tagasi originaalis Egiptuse surmaraamat, Tiibeti surmaraamatut ja siis siin punanahkade surmaraamatut. Need ma hakkan nüüd Kultuse juures just uurima seda surmaloitsusid ja surmakultuseid, sest kõiki rahvaid on tegelikult huvitanud, mis asi see siiski surm on. Ja siis ma püüan siis ka endale ka selgeks midagi teha ja kui ma midagi saan ka teaduslikult seletada ära, siis ma saan ka seda muidugi edaspidi kirjutama, kui loodus tervist annab. See plats, kus kohas me istume, oli tegelikult enne vanasti mets ja täis tihe metsadega, siit ikka rinde eest läbi ei läinud, see oli meil niisugune seene- ja marjamets, kuna ta oli hästi tihe. Ja tihedas metsas on ikka niiviisi, et on ütleme seeni rohkem ja alusmetsa vähem. Ja kui ma nüüd selle, eriti just Kuusedala täna võtnud, olen jätnud männid kasvama ja toonud päikese siia alla, siis ma mitte ainult ei võtnud nüüd ära seda puud üksinda, vaid hakkasin uurima ka seda ökoloogilist muutust, mis nüüd inimene, kui ta satub äkki metsa, kus kohas inimesed kaua aega pole käinud, et mis siis siiski selle loodusega juhtub.
Ja selle jaoks on siis tehtud siia sellesse parki 12 suurt ruutu, 4x4 neljased ruudud ja nende ruutude pealt siis me vaatame, mismoodi siis taastub ökoloogiline süsteem, et mismoodi see muutub selles ajas. Et me tegime niiviisi, et allul panime metsa alla kohe, kus kohast me puud maha võtsime, et seal ei olnud ühtegi taime, mõni üksik sammal ainult. Ja siis nüüd on juba möödas 6 aastat, et mis nüüd on juhtunud sellega. Ja üllatus on meil muidugi vägagi suur, sellepärast me ei ole ühtegi seemet kuskile külvanud. Kuid see endine kooslus tasapisi on juba taastunud, eriti need, kus on 6-aastased. Kastid on juba ja on valgust nii piisavalt, sest praktiliselt on niiviisi, et esialgu järsult tõusis koosluses olevate taimete arv, kuid nüüd on natuke hakanud juba allapoole minema ja hakkab stabiliseeruma. Seejuures me vaatasime seda ühte kontrollkasti, mis on lagendiku peal tehtud, mis oli endine kooslus. Seal on nüüd 74 fikseeritud taime, erinevat liiki. Ja siin vahepeal Kultuse platsi vahepeal, mis on taga Õimu platsi peal just kah, kus oli täiesti must maa, me saime tänavu aasta koguni 112 erinevat taime selle koha pealt. Ja mis kõige meeldivamalt oleme üllatunud, on tulnud käpalised. Käpaliste osatähtsus on niivõrd järsult suurenenud. Ja kui võtame nüüd riigi poolsalt tervikult, mul on õnn olnud tuttav olla paljude bioloogidega ja tänavu aasta on siin mitmed bioloogid käinud ja aidanud siis seda riigi poolsaare taimekooslust nii ütelda määrata. Sellepärast, et kuigi ma nüüd väga palju taimi tean, siis on niiviisi, et silme ei haara alati ja ei leia kõiki neid. Ja nüüd mitme kuu jooksul on läbi käinud siin 18 bioloogi ja oleme leidnud nüüd selle koosluse juures, tähendab üldse siin liike, oleme leidnud umbes 700 taimeliiki. No me ei räägi oma kollektsioonist, kus kohas on juba ligi 600 puud ja põõsast. 247 taksonit on okaspuid, pluss on veel 12 on neid, mis me oleme määramata, kuid oleme saanud üle maailma botaanikaaedade kaudu. Ja seal on nimed ära kadunud, aga küll me selle korda saame ükskord, kui nad hakkavad siis käpisid kandma. Niiviisi. Ja veelgi suurem üllatus on see, et kui enne peeti seda, et Viidumaal on robirohi, Saaremaa robirohi, siis nüüd me leidsime riigi poolsaarelt päris Luhalt kõik need robirohud, väikese robirohu, suure ja Saaremaa robirohu ka. Meil on eraldi ka pilt tehtud sellest ja siis, nagu öeldakse, sünnipäeva kingitus. Tänavu aasta saime 7x7 aastat vanaks. See on suur püha, vanale eestlastele oli see 49 aastat. Siis on niiviisi, et me leidsime sellel ajal just niisuguse taime, mis on haruldane selle poolest, et kes bioloogid on, teavad, et jooksjarohi ei ole haruldus, eriti need asteltega jooksjarohud. Ja Ononis on perekonna nimi. Niiviisi, aga siis roomavad jooksjaroht on juba harvem saada ja kui me võtame niiviisi, et jooksjarohul on harilikult ka astlad, siis astelteta jooksjarohud on päris haruldased. Roomavad on veelgi haruldasemad ja ma leidsin veel oma territooriumi pealt sellesama see roomava jooksjarohu valge õielise vormi, ma nimetaksin vormi. Seda ei ole praegult isegi selles meie suures raamatus ka kirjeldatud Eesti välimäärajas. Nii et siis niisuguse taimega me võime hakata juba päris uhkust tundma ja kui ta meil ka seemet annab, siis saab vaadata, kas ta siis kah võib olla juba liigina isegi kirja panna, sellepärast, et vormid tihti peale ei anna seemneid. Aga loodame niiviisi, et ta seemneid ka annab. Ja pildi peal on ta sattunud juhuslikult kokku, ütleme looduse tahtel Saaremaa robirohuga. Nii et ühe pildi peal nad on nüüd kõrvuti. Ja siis on, mis on veel käpalised, mis meil on Eestis on üldiselt kaitse all on, või käpalisi kõiki kaitse all ei ole, aga käpalisi, mis Eestis on leitud, on umbes öeldes 29-30.
no pluss miinus 1-2, sest mõni on niisugune, et väga harva on leitud ja pärast ei ole enam leitud. Siis on niiviisi, et riigi poolsaarel me oleme Käpalis leidnud 23 täielikult, nii et osa, ütleme, 4 tükki on niisugust, mida ma ise ei ole leidnud, on bioloogid leidnud ja siis, kui ma nüüd sellest ökoloogilisest osast riigist kirjeldan, siis ma panen need vastava küsimärgi alla, kuna ma ise ei ole näinud, siis ma ei saa pead anda, aga ma usun, et bioloogid on selle ala inimesed, mina olen rohkem aednik, põllumees. Et ma peaksin neid siiski usaldama. Ja siis on niiviisi, et noh, nagu on ka Viidumäel on meil olemas seda sorbusaariat, see tähendab seda tuhkpihlakat ja siis ka kandentsit, sorbuskandentsit, see on tähendab pooppuud, mis on ainult Saaremaal siis nagu looduslikult kasvab, niiviisi, et Mandri-Eestis nagu seda ei ole. Sama on ka leitud jugapuud, nii et see sama need riigi poolsaar iseenesest koosluse järgi, eriti nende käpaliste hulga järgi, selle peaks võtma täiesti eraldi niisuguse piirkondliku kaitse alla, ei pea panema siis ranget looduskaitselist niisugust kaitset peale, et kus enam keegi liikuda ka ei tohi, vaid siin peaks olema niisugune piirkondlik kaitse alla, kus ehitada lihtsalt ei peaks. Seepärast, et siia, kui kohalikud inimesed on siin kasutanud seda riigi poolsaart praktiliselt kogu aeg ja kooslus ei ole muutunud. Nüüd muidugi on üks niisugune paha asi, mis oli ka meie pargis, hakkab ka seal igal pool vohama kuusk ja kuusk tuleb männimetsade alla ja nüüd on oht ühes kohas Patiaugu ligidal hävimaks üks väga suur areaal neid punast tolmpead, mis on looduskaitse all täielikult kui haruldus ja neid on üksikud eksemplare Saaremaal leitud niiviisi, kuid selle koha peal, kus kohas ta praegult on ohu all, seal oli isegi nii, et tähendab areaal, kus on üle mitmesaja taime koos. Nii et selle koha peal peaks siis selle metskonna ja eriloaga võtma hakkama neid madalaid kuuski, seal on kuuseid just 3-4 meetrised alles, neid likvideerima, et seda tolmpead, punast tolmpead seal hoida siis, kui niisugust haruldast relikti. Niiviisi, et nüüd kui rääkida sellest kooslusest, mis siin on olnud täpselt sellel omal riigipargis, et ta nüüd nii õredaks on läinud, siis ma usun, tänu sellele õredusele just hakkasidki nüüd tagasi tulema käpalised ja siin on nüüd ka leidsime selle samase kauni käokinga õitsevana täna aasta esimest korda leidsime, nii et ta on jälle taastunud, seepärast vanad inimesed räägivad, et kunagi Eesti aegu leidsid ka nad siin, aga pärast enam ei ole leidnud enam. Ta lihtsalt on kadunud, aga eks ta tuleb tagasi, antakse ilus, korralik ökoloogiline süsteem, tähendab kasvu võimalused, mis temale just vajalikud on. Muidugi tulevikus tuleb teine häda, sest meil on ju 247 erinevat okaspuu vormi, need on ka ju tegelikult kuused ja madalad kuused. Ja siin meil tuleb niiviisi nuputada päriselt, kuidas me saame selle ökoloogilise koosluse niiviisi viia, et ta siiski ka tervislik on. Ja siia on üle 5000 okaspuu taime istutatud selle 16 hektarilise maa peal, see on küllaltki hulga. Nii et siis peame selle probleemiga tulevikus ära lahendama. Samal ajal siin ökoloogilises küljest me peame vaatama, just kastides on näha, mismoodi algul mustal maal tulevad, missugused taimed tulevad pärast, mis välja vahetavad need taimed ja kust lõpuks missugune siis täiskooslus jääb. Ja siis, kui me paneme sinna nüüd, ütleme, idamaalt tulnud, ütleme, Siberist tulnud või Ameerikast, Lõuna-Ameerikast või Põhja-Ameerikast tulnud okaspuid, et mismoodi siis nad omavahel jälle saada ka hakkama. Selle jaoks on meil muidugi tehtud eraldi ka biopotentsiaalide mõõtmine. Taimete biopotentsiaalid on ära registreeritud siin 2 aasta vältel praktiliselt ööpäevade viisi, tähendab 7 mõõtmist ööpäevas. Ja nüüd on nii, et meil on hea võrrelda, kuidas nende kooslustes muutuvad taimed biopotentsiaalidega võrreldes ja huvitav on esialgsetel katsete juures esialgsed need näidud oleks siis niiviisi, et maa kiirgus ja siis samane taimete kiirgus on korrelatsioonis. Kui me hakkaksime vaatama nüüd niiviisi, et kui on anomaaliad, maasisesed anomaaliad on ökoloogia mõttes, kui nüüd räägivad, et vitsaga käivad, et siis on siin veesooned ja ei ole veesooni ja see on nüüd inimesel kahjulik ja see ei ole kahjulik, see on kahjulik, see ei ole kahjulik, siis me oleme nüüd natuke saanud seda teaduslikku širmi või seda niisugust saladuslikku širmi tõsta ka selles osas. Sellepärast, et nüüd on niiviisi, et meil on olemas mitmes kohas niisugust anomaaliat, kus kruus läheb saviks või on kivid all
siis nende kohtade peal on taimed ja need on ka mõõdetud taimed. Ja siis on niiviisi, et tuleb ikka välja, et nende kohtade peal, mis on üle minek, seal on järsult maa all on, mitte ei ole vee anomaalia, energeetiline anomaalia on küll, aga see on sellepärast, on erinevad kihistised. Seal savi ja kruus läheb üle või on mõni suurem kivi seal all ja siis peal ka taimestik kohe muutub. Nii et nad on sattunud muidugi selles anomaalias, energeetilise anomaaliasse, siis on niiviisi, et taimestik muutub mitte nii palju, kui sellest liigilisest ei muutu, vaid nende kasvu suurus. Siis ütleme, seal isegi võilidel on lehtede variatsioon. Siis nende kõrgus ja siis õitsemise algus ja lõpp on erinev nende kohtade peal. Nii et see on muidugi nagu tõestus ka, et on olemas niisugune energeetilised anomaaliad, kuid nad ei ole muidugi ruudustikus, nagu arvatakse, et läheb nii selle ja selle koha pealt ruudud. Ei ole, see on ikka maa, tähendab sellest kihistusest või geoloogilisest struktuurist. Selle järgi käib enam nagu. Seda enam, kuna on isegi Tartus üks kooperatiiv, kes vitsadega käivad mööda kortereid ja siis räägivad, et inimesel on veesoon selle koha peal ja teise koha peal, nüüd on rinna all, et varsti on vähk sul olemas ja et magamine ei ole õige ja siis hirmutavad ja ehmatavad neid inimesi, siis muidugi sellel on nüüd tõestus väikene olemas, et tõepoolest anomaaliad on olemas ja isegi taimed näitavad seda. Kui teises kohas on niivis, et need biopotentsiaalid on niivõrd väikesed, et nad ei ulata kõrgele ja samal ajal on muidugi naeruväärne, kui inimestel näiteks öeldakse seal 4. ja 5. ja isegi 10. korrusel, et siit läheb see samane veesoon läbi, et nüüd oled sa siis haige koht. Sest isegi veesoone turbulentne, tähendab anomaalia, mis tekib biopotentsiaalidest, see ei ulata, tähendab selle samase vooluse, kui ütleme ka otse maa sisse läheb vool, kus kohas need kõige tugevam see turbulents üleval on bioloogiline. Üle 2, see tähendab korra selle süvise või kus kohta see vesi maa sisse läheb, selle pikkusest. Niiviisi. Ja kui on üleval on mingisugune betoonarmatuur, siis see on kohe nagu varjestus. Ja nii, et praktiliselt on nii, et kui juba keller on tehtud selles samas betoonist, siis enam kuskil seda samast minna ei saa. Sellepärast, et muidu ei oleks saanud me ka mõõta oma taimete biopotentsiaale, kuna meil on nii, et need keller on ümberringi varjestatud, et väljaspool ei tekiks mingisugust neist segamisi. Nii et selle koha peal siis inimesed võiksid natuke rahulikumalt magada ja mitte alati võtta südamesse see, mis alati räägitakse. Räägivad tihtipeale need, kes ei ole selle asjaga kursis päris. Niiviisi. Kuid samal ajal muidugi, kui me ütleme nii, et mitte midagi seda inimesele ei anna, miks see annab küll. Kui ikka inimene on niisuguse koha peal, kus on tekkinud anomaaliad, siis on niiviisi, et anomaaliad on tegelikult taimesisesed pinged ka. Ja inimene on üks bioloogiline objekt, nagu taimgi on bioloogiline objekt. Siis on niiviisi, et need kohad, kus kohas on anomaaliad, järsku anomaaliad mõjutavad inimest kindlasti niisuguse diskomforti tundena. Ta tunneb ennast rahutuna, ta on natuke nagu närviline, võib-olla siis ka nii ekstsentriline rohkem. Ja siis on niiviisi, et selle ökoloogilise katsete tulemusena me tahame nüüd siis tulevikus võib-olla isegi pakkuda välja. Ja ma usun, et see vist isegi saakski õige olema, et ütleme, et ma olen ise siin. Suvel on mul katsepõllud olemas, aga kuna ma olen juba väga koduseks saanud selle Saaremaa selle taimestikuga, siis me tahaksime isegi välja pakkuda nüüd, et seal tuleks niisugune väikene katsebaasina tuleks see siia meie enda Männisalu koht ja see dendroloogiline park, et oleks nagu katsebaas ja keskus kuskil, kus kohas me hakkaksime siis suvel, kui ülikool annab meile bioloogid, siis ma iseenda juhtimisel, mõtlesin, et ise võtaksin selle peale ja hakkaks käima siin ümbruskonnas, ütleme seal Soela poolsaare läbi, siis vaatame siis teiselt pool, kus kohas on seal radarite taga, radarite ümbrust, nende poolsaared läbi käima ja siis määrame ära seal täielikult kooslused. Missugused kooslused on, kui palju neid taimi on, kui palju nende kattuvus on, kõik niivised sellest. Niisugust täpseid uurimisi on Eestis küllaltki vähe tehtud omal ajal ja praegalt ei ole siin nii palju biolooge ka Saaremaal, kus kohas, et üldist Saaremaad oleks saanud vaadata pärast seda, kui nüüd Eesti ajal oli see suured uurimised, nüüd enam tehtud ei ole õieti. Käiakse küll kontrollimas nüüd ühte kui teist midagi, aga see on nii, et läbi jooksmine. Siin 2 aastat tagasi oli üks bioloogide grupp, nad jooksid lihtsalt läbi siit. Nad ei näe ju kõike seda, mis kevadel lõitsemis sellel on.
suvel õitseb ja siis on muidugi see koht oleks niisugune teretulnud, ma usun, katsebaasis ka ülikooli botaanikaaaiale ja siis ülikooli bioloogia osakonnal üldse, et õppimaks nii looduses taimi tundma ja me saaksime siis teada ka rohkem. Ma usun, siin Saaremaal peaks olema veelgi niisugust haruldase taimi, mida ei ole olnud, et saame võtta ära. Nii et siis see ökoloogilises laadis need katsed, siis, mis me oleme teinud, et siis see peaks andma niisuguse küllaltki huvitava ülevaate inimese toimest siis sellele loodusele ja siis kuidas seda siis ka niiviisi tagasi viia metsast, niisugune metsa kasvanud või võssa kasvanud metsast viia tagasi siis nüüd puisniidu peale, et kuidas see siiski toimub, nii teaduslikult vaadata järgi täielikult ja siis anda ka soovitused. Kuna meil siin Saaremaal tulevikus on ju bioloogiline kaitseala niikuinii, kõik saared on bioloogilise kaitse all, siis on niiviisi, et aga meil ei ole tegelikult ju niisugust uurimisi tehtud, et kuidas nüüd taastada niisugust, tähendab, koosluseid niiviisi õieti. Ja siis see oleks nüüd üks niisugune näide sellel siin Saaremaal hooldamise jaoks, sest meil on ju päris palju kohti, kus kohas tehakse suvilad, tehakse kämpingud ja kämpingud ümber on juba praktiliselt kõik metsa kasvanud, kuna loomad on kõik ära läinud, loomad enam ei hoolda seda alust. Ja siis, mis seal nüüd siis edasi teha? Need sellest, nendes katsetes, mis ma siin teen, on ka kasu siis tervel Saaremaale muidugi. Ja ma arvan ka Hiiumaale, sest meil on nüüd kooslused enam-vähem ühesugused. Kultuste uurimise käigus on selgunud väga palju niisugust üllatavat asja, et metsausud peaaegu kattuvad. On see siis usk seal, ütleme, Polüneesia metsades või on siin Siberi metsades või ütleme meil maausk või siis on seal vanade inkade juures, siis on väga palju niisugust isegi rituaalidest, kus kohas need tükivad kattuma ja et nüüd täpsemalt muidugi leida oma usku ja näha oma usu eripära, selle jaoks on nüüd väga palju vaja olnud uurida neid ürgseid uskusid ja õnneks on nüüd viimasel ajal kättesaadavalt ka meil Nõukogude Liidus raamatud, mis on siis ka surmaga seotud, nagu ma enne juba rääkisin, mis on surmaraamatud. Siin on näiteks ka see samane kuulus, mida aetakse üle maailma taga, surnute raamat, Egiptuse surnute raamat. The Book of the Dead on nagu see. Ja siis on tähendab Tiibeti surnute raamat ja tegelikult need on surnute kultuse raamat, kus kohas siis oli see surmakultust läbi viidi. Ja selle samaselt Egiptuse surnute raamat on arvatavasti see esimene niisugune raamat, mis on ka oraakel olnud, kus kohas siis on ka ennustamise omad, siin on võtted, kus kohas maailma saaks nagu ka siis mõjutada need omal ajal omad võtted, mis vanasti oli preestritele. See on siis siin sees, et kui neid nüüd läbi töötada ja vaadata, mismoodi meie metsa või siis tähendab maausul oli, siis ma usun nii, et me saame jälle väikese sammukese edasi ka aru saamaks meie esiisade maailma tunnetusest. Nii et ei saa kunagi olla niiviisi, et üks kultuur on täiesti isoleeritud teisest olnud. Sellepärast, et meil on niiviisi, et kultuste juures on tekkinud ikka niisugust kattuvusi ja sellepärast, et loodus on üks tegelikult. Ja inimene üks vastu võtta on tihti peale inimestel ikka ühesugune, sest kui silm on, siis ikka näeb. Silm ei saa kuulda, ta ju näeb ja kõrv on kuulmise jaoks. Nii on ka uskude juures. Et paljud usud on küll nii, et erinevates kohtades isegi on ookeanid taga, kuid tähendab aastatuhandete vältel, kus kohas see empiiriliste katsetena on leitud teatud niisugune ühine lähenemine loodusele. Ja see plats, kus kohas me nüüd oleme, see plats on siis nüüd nagu meie maausu üks niisugusest platsidest, kus kohas meie katsetame neid teadmisi
ja ka oskusi, mida on kunagi siis šamanid proovinud või on punanahad proovinud või on siis Aafrikas midagi on, kui ma kuskilt midagi välja loen, siis mina katsun siin seda ära proovida. Sest et kuna minu üleskasvamine on olnud riigi kätes, siis minul ei ole olnud ei jumalat ega kuradit, et ma olen niisugune külm teaduse mees on ja ma ei karda kumbagi. Ja siis on niiviisi, et siis ma saan neutraalselt seda samast usku ja neid kultuselt kõrvalt läbi viia, et kui ma vaatan külmalt sinna kõrvalt pealt, aga selle jaoks, et külmalt kõrvalt pealt vaadata, peab olema tegelikult tüki maad ka harjutatud. Ja kuna ma olen vanasti joogaga tegelenud ja kõik need samased võimed, mis minule rahvas on pähe määrinud tegelikult, ütleme paljudeski asjanduses, mida ma siiski ikka natukene oman, siis on niiviisi, need on tegelikult harjutamise tee saadud. Ja sellepärast on mul julgus ka natuke sügavamale nendesse kultusesse tungida. Ja meie maausk oli tegelikult niiviisi, et tema oli looduse lähedane ökoloogiline mõtlemislaad tegelikult. Temal ei olnudki niisugust, tähendab, et kurja seal ei tuntud praktiliselt. Kui oligi siis mõni vanapagan või see tähendab maa-alused olid, siis on niiviisi, et kui me räägime just siin surmakultusest, nagu ma ütlen, ma uurin just surma nüüd, siis meil oli nii, et kui inimene ikka ära läks, siis tema läks maa alla või maa aluseks. Ja või öelda, et ta läks tollesse ilma. Ja tolle ilma elamine oli siis niiviisi, et päikene läks tuli siit üle meie pea, läks sinna maa taha ja läks sinna alma riiki sinna nende kadunud inimeste juurde. Ja kui me siis mingisugused toite panime, siis tihtipeale panime ka oma isadele, vanaisadele, keda me mäletsime, nendele ka toidud lauale. Mitmesuguste kultuste ajal, ütleme seal kevadpühade aeg ja siis jaanipäeval veel tuletati meelde või pekopühade aeg, ütleme siin Võrul on praegaltki veel kasutusel. Siis on niiviisi, et tähendab, et seda niisugust hirmukultust surma ees ja siis seda võimukultust niisugust nagu ei olnud, olid perekonnad. Ja see siis ka eeldas muidugi olenevalt selles, missugune oli ka struktuur. Algul oli meie kalamehe, jahimehe struktuur meie esiisadel, siis oli natukene teistsugune tunnetus, siis oli, ütleme, seal vetevaimudel võib-olla oli isegi suurem tähtsus, kui oli mingil kivivaimul. Aga nii kui tuli see kultuur, kus koos hakkas vilja tulema, hakkasid juba kivid, meie kivide kultus ja see ongi meie eestlaste maausu ja üldse eestlaste usu üks ka suuremaid omapärasid. Sest ega kuskil teises maailmas ei olegi leitud niivõrd palju kultuse kivisid, kui on Eestimaal veel järgi praegultki on järgi jäänud. Üle 1000 kõvasti kultuse kivi ja kui palju ta siis oli, kui ta veel enne selle sajandi alguses kristlased selle pogromi tegid nende kividele ja hiitele. Just see tähendab, et ära hoida seda vanausu taasteket. Et kui palju neid siis veelgi oli. See näitab seda, et praktiliselt igal perel ja igal talul oli oma kivi. Ja siis kui taheti midagi paluda, siis paluti otse kohe Jumalalt või otse kohe kivi juurest. Pandi sinna kas kivile anti mingisugune and ja see and oli ikka niivis, kas maaisale või siis murueidele, maaemale või vettevanale või vetteemandale, olenevalt siis kus kohas oli. Suuremates kogudes olid vettevanad, väiksemates vetteemandad või näkid ka veel juures sinna juurde. Niiviisi, kus juures näkile natukene anti niisugust ka kurjemat iseloomu juurde. Tihtipeale see nagu võis ka sisse tõmmata, sest vettevana alati ei tõmmanud, tema oli siis, võis karistada sind, kui said süüdi, aga näkk võis ka teinekord niisama tõmmata sisse, sest tema oli nagu kellegi uppunud hing seal. Või metsas oli jälle, need kollid olid metsahaldjad, et olid häid haldjad ja olid halbasi haldjad. Hea haldjas oli see metsaisa taevataat, see oli see peamine haldjas. Need, kes olid seal kurjemad, et nemad olid jälle täpselt niisugused inimesed, kes siis sattusid sinna metsa ja siis olid seal ära surnud ja siis rahvas arvas, siis nende hinged seal kollitavad ja siis tahavad saada ka verd, veel inimese verd juurde, kõik inimesed, ärge sinna minge niiviisi. Kuid samal ajal meie kultuses oli niiviisi, et toodi ühte soodi, kui metsa isale taevataadil toodi ohver, siis samal ajal pandi sinna sama ohver, ka samasugune ohver pandi ka teistele haldjatele. Tähendab, et see halvem, kes seal oli, ka tema ei saanud vähem. Niiviisi tähendab ohvreid. Siis on muidugi olemas ka tuleks, kõul oli täpselt samuti niiviisi. Ütleme, Lauritsa päev oli ju tegelikult ka kõuepäev. Et Lauritsa päeval oli nii, et tule tegemine oli keelatud ja kui siis Lauritsa peal kõue tuli, siis seda hakati ikka kartma päris sellepärast, et see oli ju nii, et kui tulde tohtinud teha ja tuli, siis on niiviisi, et tihtipeale siis kardeti, et see tuli lööb nüüd lõõmama ja võib teha veel päris haiget sellele ümbruskonnale. Nii et siis need usud, mis meil olid, eellastel usud olid siis hästi rahuarmastavad usud. Ja mis on ütelda meie maausu ja üldse meie eestlaste niisugune elulaadis üks väga omapärane asi oli,
Me ei saa muidugi seda otse tänapäeva üles viia, seepärast, et kristlus on meid nii palju juba ümber kasvatanud, et meil oli siis niiviisi, et naised valisid mehed ja kui mees ei meeldinud, siis läks teise juurde. Ja kasvatamine ikka siis oli rohkem niiviisi, et onude ja tädide kasvatamine oli siis laste kasvatamine. No muidugi eeskohas oli hea ka sellepärast, et siis nemad olid niiviisi, et külma kõhuga kasvatasid oma sugulase lapsi ka nagu meheks. Ja kui isa või ema kasvatab, siis nendel on ikka oma ema tunded ja kardavad ja siis võivad helitavad rohkem ära, aga tädid onud ei helitanud ja kasvatasid väga ilusasti üles kõik need ära. Ja see omapära, üks omapära oligi see, et meie vanad rahvas, Eesti rahvas ja kasutas kõik, naistel olid noad. Ja mina tahaksin küll tõesti näha niiviisi, et praegu, kui on ikka mingisugused meie suured rahvuslikud üritused, laulupead, rahvatantsupeod, kus kohas on inimesel rahvarõivad seljas, siis peaks naistel kõigil noad olema. Ja meestel ka muidugi. Meestel oli siis suuremad olid jahinoad, aga naistel olid kõikidel oma nuga, see oli tema enda kaitse, see oli tema enda nuga. Ja siis on nii, et kui et ta läks abiellu, sa võis ka selle noa ära anda, see näitas seda, et ta võttis selle mehe endale, et mees pidi nüüd enda kaitsma hakkama teda. Aga üldiselt oli niiviisi, et kui me nüüd siin Põhja-Eestis on need arheoloogis välja kaevamised, siis ei ole sugugi üllatus, isegi enamjagu naiste haudades on noatuped näha. Meeste haudades on seal jahitoa noatuped, kuid naistel on kindlasti ja mida noorem naine seal on, seda ilusam on noatupp olnud. Vanematel naistel võib ka see mitte olla, see on üks niisugune aegkond olnud. Niiviisi tähendab, et meie naisterahvas oli väga võrdne meesterahvaga, tema valis seda. Ja muidugi, eks ta muidugi see, siin ei saa nüüd tahaplaani lükata mitte seda ka seda sotsiaalset osa, kus kohas juba hakkas see maaviljelus, et siis naisterahvastel nagu tuli ka suurem osatähtsus ka selle põlluviljeluse juures ka. Ja siis karja kasvatamise juures küll oli mehel ka olemas, aga siis jahipidamine läks natuke kaugemale ja selle võrra siis saigi naisterahvas nagu suurema õiguse ka. Nii et päris vanad aega veel ei oska veel keegi ütelda, kuna meil ei ole säilinud kõike, sest selle ajal oli see põletamine veel komme. Et tähendab, et tuli puhastab, et siis on niiviisi, et ei tuleks siia tagasi kollitama, siis tulestab põletate lihtsalt ära. Niiviisi. Ja nüüd see samane Kultuse plats ongi kokku meil tehtud 3 osas. See esimene osa on siis nagu Jaani tuleplats koos selle kiigega, mis meil seal kõrval on, et saab kiige loitse teha ja siis siin istume ja ajame juttu, kui inimesed tulevad, me räägime lihtsalt sellest ökoloogilise elulaadist. Niiviisi. Ja siis on muidugi ka kivid olemas, igal kivil on oma ülesanne. Siis on niiviisi, et on ülesanne ka, ütleme nii, nende samadel närtsudel, mis jääb pandud. Mõni ütleb, et närts, mina ütleksin nii, et see on ohver. See on platsile toodud ohver, mis on siin üles pandud. Siin on päris palju juba näha neid riideribalaid ja mitte ainult riideribal, siin on trakse ja siin on siis ehteid ja siis on paelakesi, kõik on siin olemas ümbruskonnas. Ja siis on niiviisi, et see on siis selle jaoks, et vanasti, kui toodi ohvreid, toodi metsa, toodi ohvreid, siis on niiviisi, et see ohver anti lihtsalt selle jaoks, pandi sinna ära, et sul oleks soe. Algul anti riideid, aga kuna riie oli kallis ja see samane, ta oli rohkem mood, kuid selle moe taga oli väikene tõetera ka, sest see oli niiviisi, et kui ma läksin metsa Kultuse platsi peale või sinna Jaani tule peale Kultuse platsi peale, meie esiisad tahtsid selle samases kivi juures olla kogu aeg seotud. Ja seotud sai inimene siis olla, kui ta viis midagi sinna Kultuse platsi peale ja siis sidus sinna kas puu külge, enamjagu oli pärnad ja siis olid tammed meil. Haruharva ka pihlakad, kuid pihlakad seal oli juba teine kultus, seal oli juba saamakultusega tegemist. Niiviisi. Ja siis on niiviisi, et nüüd inimesed siin täpselt samuti siis on, et soovivad, kui mina teen siin neid raviloitsusid või teen mingit muud loitsu, me teeme harilikult armastusloitsu. Sellepärast, et me teeme seda trummiga, siis ma ei ole enam mitte teadma mees sel momendil, vaid siis ma olen šamaan. Sest meie eestlastele ürgusuna ei olnud enam juba mitmed tuhanded aastad praktiliselt ei olnud šamaane niisama. Meil oli ikka väga omapära sellepärast, et meil šamaane, kui niisuguse ei olnud, oli teadma mehed, kes õpetasid inimesi elama, omavahel rahus elama. Ja kui siis käidigi ka naaber suguharu juures või ütleme naaber pere juures või hõimu juures ei saa ütelda, oma naaber perekond, seal perekondade kaupa nagu elasid, kus juures siis vanem onu või siis keegi niisugune oli pealik ja siis, kui oli vaja siis uut verd, siis lepiti naaber perega kokku, et me tuleme siis röövime su noori tütreid, laitsime siis vastupidi ka seda teha, nii et ega väga päris kaklemist ei olnud. Ja vereohver on ainult teada olnud meie rahvaluule, selle järgi on olnud ainult niiviisi, kus olid pekopeod, see on tähendab viljakuse peod.
või viljakusriituse peod on olemas. Ja siis seal oli niiviisi, et siis ei tehtud ka nii, et löödi nuga teisele neeru või kuskile sinna kõhtu ja siis lasti veri välja, et me saime nüüd selle vereohvrit. No mõnikord toodi siiski kukk või kana tehti niiviisi, tähendab, eristati ära ja anti selle ära, kuid see on siiski väga harva olnud ja see oli natuke vanem aeg ja rohkem siis sinna Setomaale või taha Setomaale, Petserimaale kuni sinna Venemaale slaavlasteni välja, et seal on siis niiviisi olnud. Aga muidu oli niiviisi, et see oli kas nüüd suured mängud või peod olid, niisugused viljakuse peod, kus kohas siis rabeleti ja mängiti ja siis, kui mõni koht katki läks, siis see oli see vereohver. Ütleme, siin Pekopidudel oli väga kenasti just Setomaal on niiviisi, et isegi selle sajandi algul veel käisid nii mehed tasakesi seda pidu pidamas ja siis rabelesid ja kui mõni siis sai nina veriseks kogemata, see oli on nimelt tehtud niiviisi, et seal pidid ikka pusima kõik niiviisi. No siis see oli siis õnnelik mees, kes järgmise aasta pidas siis selle samase Pekopeo siis nagu pealik oli. Kui samal ajal eks ta oli ka maha tehtud, ta lasi endale nina veriseks lüüa. Ja kui me nüüd räägime maausust ja ütlen, maausk peab olema kõrgem kui teised need kristlused ja ütlen budism või siis mohameedlased, siis seda ei tohi enam ütelda, sest meie eestlaste usk on tegelikult ju mitmekihiliseks läinud. Siin on siis vikingid üle käinud, siin ütleme, et Rootsist on tulnud oma usuga, ütleme, see Kalevipoeg ongi just sealt poolt tulnud, need suured tõllud ja need ei ole, tähendab, meil nii eestlasel päris niisugune omane. Ja siis on niivis, et Kristus omakorda on need mitmesugused, ütleme siin maipühadel on olemas, 4 pühad on viidud kristluse alla, siis on tähendab need pööripäevade pühad mitmesugused, on kõik kristlaste pühad ka nüüd juba. Aga sellega ongi, need on nüüd assimileerunud, nagu ütelda, kohalikuga ära ja siis on niivis, et samal ajal meie inimesed hakkasid paremini vastu võtma. Ja nüüd, kui hakkaksime võtma ainult maausku, et kuulge, see on Kristusel oleme, me seda ei võta, siis on niiviisi, et sellega tehakse lihtsalt käärid iseenda sees. Käärid ja kas sellel üldse mõtet on. Et nüüd ütelda, et see on Kristus ja see on halb. Et maausk, et see nüüd on hea. Tegelikult ei ole, see on lihtsalt mõttelaad on niiviisi. Ja meil maausul oli ka tegelikult nii, et kui me läksime metsa, siis metsas olid kõik sõbrad. See taimel oli oma hing, kivil oli oma hing, puul oli oma hing. Kühmakas, nagu siin on üks ilus kühmakas, see on jälle oma hing. See on pisikene mäevaimukene on siin. Siis tervel metsas, kus kohas ma olen, on oma vaim, kes seda kõiki neid samast väikest vaimu ka käsutab. Samal ajal ka hoiab sind ja hoiatab sind, kui sa oled selle, tähendab, metsaga koos. Kui sa metsaga koos ei ole, sa ei tunnegi teinekord niisugust, tähendab, et seda hoiatust. No ma toon ühe pisikese näite, näiteks mina käin kogu aeg paljajalu, täna küll ma ei käi muidugi praegu paljajalu. Aga tulen siit samast mööda seda samast rada oma maja juures siiapoole ja siis sel päeval oli madude päev, nägime selle 200 meetrise lõiku peal, nägime 17 madu. Suurem osa oli rästikuid ja suured mustad. Ja siis on niivis, et nad läksid muidugi eest ära, ega ma nende selge otse ei roni, see peas natukene kaukartust ka nende eest, aga nemad muidugi lasid ka nii, ütleme, et läksid kõrvale ära ja jäid vahtima, üks pool meetrit taseb mööda ja jääb vahtima, ta ei läinud eest ära päris. No siis ma läksin ära ja ajasin juttu just ühe teise mehega, ma ütlesin, et tule vaata madusid, et täna on madude päev. Ja aastas on ikka, tähendab, kuskil 1-2 päeva madude päev, sest meil oli ka see just parasjagu niisugune ilus madude päev, kus kohas saaks siis tegelikult madudega niisugust väga head lihtsat kontakti, eks sel vanasti oli ka sel ajal oli niisugune suvel, kus kohas madudele anti siis piirkond kätte, kus sa võisid käia, kus sa ei võinud käia. Et sa oled selle madude loits on ringi sisse, et jätame su ringi sisse, et kui sa inimestele haiget, et ma panen su ringi sisse ja siia sa jäädki. No niisugust juhtumid on olnud, kus kohas on madu sinna sisse ära surnudki, kui inimene on teinud selle loitsu ära ja jätab sinna sisse. Ja läheme siis sinna alla, sinna veekulduse platsi juurde ja äkki nagu naelutatud maa sisse. Kuulsin mingisugust niisugust tugevat sirinat. Kui need kõrvust käis läbi ja siis küsin, et kuule, mis vile see oli teise mehe käest, tema seda kuulis ka. Siis tegi uuesti sirina. Siis vaatasime maha, umbes nii palju. Jala juures tema peesitab ja no ei viitsinud eest ära minna, aga hoiad seda peale astu. No mis tal siis oli seal suurem maul nüüd võtta mul siin paljast säärest kinni. No ja siis on nii, et siis ma tähendab, kükkidasin, et vaadata, mis tal siin tegelikult on, sellepärast, et siin on praegu on arutlusi palju, et kas meil on nüüd 4 madu või on 3 madu või ainult 2 madu. Siis minu arvates peaks olema päris 4 madu. 2 rästiku tüüpi ja 2 nastikut. Niiviisi, tähendab nii, et nii palju ma olen väga palju neid madusid korjanud kunagi mürgi jaoks. Ja nüüd on ka nii, et ikka on vaja mürgi jaoks korjata, on siis on saanud.
ja kus ta nüüd õigus on või ei ole õigus, aga tundub küll, et üks suured mustad on ühed ja siis teised on all väikest kirjust. Mõni ütleb, et see suur must on emane ja väikene kirju on isane, kuid ma olen saanud selle suure musta ikka niiviisi kätte, et olen katsunud ja olen näinud, et ta isane ka on. Eriti kevadel mängude aeg on see näha. Nii et siis arvatavasti võib olla ka nii, et noh, võtame siis alamliigina või midagi niisugust meil siin on, et 2 erinevat on ja nastikud ka. Niiviisi, et see näitab ka seda, et sa oled nagu loodusega ühes, nüüd antud momendil see loodus mind lihtsalt hoiatas. Ma olin ju nende poole alati olen olnud ju näoga, niiviisi tähendab. Ja võib-olla on ka teistel samuti juhtunud niiviisi. Vot see ongi see sama, kus metsavaim või see sama taat või keegi hoiatab ja ega vanasti inimesed panid ka seda tähele. Kui sa olid ikka rahumeeles selle metsaga või selle maakesega või mingisuguse orukesega, sellepärast, et ei olnud ju meil ainult metsad ja metsakingud ja puud ja põõsad, vaid meil olid ju väljad. Igal väljal oli oma nimi. Igal lahesopil oli ju oma nimi. Iga suuremal kivil oma nimi. Nii et see oligi samane meie kultuur. See oli see kultuur, kus pandi kõike tähele. Kõik oli hingestatud. See ei olnud kivi lihtsalt, et see kivi oli. Seal kivil oli oma vaimukene sees. Kellega sai juttu ajada, kui sa olid natuke hädas ja kes aitas siis, kui sa hädas olid, no niiviisi arvati ka. Ja kui inimene tõesti usub praegult ka, et Jumal aitab, no küll ta aitab. Sel ajal usuti, et kivi aitab ja kivi aitas. Nii et siin ei ole tähtsust, kes aitab. Peas, et usuti seda ja selle uskumise juures on niiviisi, et saadi kontakt või saadi vähemalt rahu. Ja see rahu ise parandas juba inimest, ütleme tervist ja kõike seda. Nüüd me oleme siis Kultuse platsi peal, kus kohas siis on niiviisi, et see on eelkultuse plats väikene põhiplatsi juures, kus siin on õimuplats on taga. Need suured lokulauad, need lokulauad on mõeldud selle jaoks, et me koputame, tuleme siia sisse. Siin on siis muruõit, ei vabandust, see on pikne oma. Siin on teistsugune järjekord. Siin on siis vetevaim, järgmine on siis maavaim ehk muruõit. Kõikidel on omad värvid. Ja siin on siis tähendab looduse oma niiviisi, näete, roheline. Ja see on siis nüüd õhumärk ehk taevaisa metsataat ise. Ja nüüd, kuidas see kultus siis toimub? Pannakse kõik, need tuled pannakse põlema igal pool, seal pool me teisi tulesid põlema panda ei ole. Oleme ainult sissekäigu tuled demonstratsiooniks pannud põlema. Ja siis on niiviisi, et kui inimesel on mingisugune organ haige, siis organ neile vastab igasugune, no ütleme, element. Vastavalt siin on, ütleme nüüd veemärk, siin on siis põie ja neeru element. Ja nüüd on niiviisi, et vastava rütmiga inimene tuleb siia, no võõras inimene ei tule, mina ise tulen oma trummiga ja hakkan seda samast rütmi mängima ja selle sama see veerütmi värv on tegelikult niiviisi, et tähendab, et nüüd tuleb see selline, et kodu, ai, ae, humm. Mis see kodu tähendab, kus me elame, ai tähendab isa tagurpidi, ae on ema tagurpidi, see maaema, humm on siis nagu kongi löök, et noh, aita mind.
Ütleme, et niisugune nagu igal sellel on oma loits, et see on nagu näidisloits niisugune. Ja siis mõtled selle inimese peale, siis on nagu öeldes mentaalne ravi. Ta on kodus, aga ma siis püüan selle samase trummiga ta siis aidata. Kui ta teab ka, siis ta aitab psühholoogiliselt ise ennast kaasa. Ja sellega siis kergendab. Nii täpselt samuti saame teha ka maa omaga. Või tule omaga ja siis maa ja siis siin on siis ütleme maksa ja siis selle sama sapi põie oma on, see seal kollane. Ja siin on siis kopsud ja jämesoolikas. Ja siis on nii, et tundub küll, et nagu ma räägin kopsud ja jämesoolikas õhumärk, aga tegelikult idamaa on samasugused need asjad olemas. Nii et siin on siis idamaad ka nagu sees juba. Ja igal sellel samasel peal on näete 5 nurka, aga 5 nurgal on värvid erinevates kohtades. Kui see on tähendab valge on siis õhumärk, tähendab siin on valge suur, siis tähendab see on siis nüüd loits, kus kohas on siis tegemist vaimsusega. Vaat sellega lokolaua peal me saame sealt poolt siia poole koputades saame siis ära võtta, aidata neid haigused, mis on siis vegetatiivse närvisüsteemiga. Aga siit poolt sinna poole saame koputada siis see, mis on tehtud psüühikaga ehk siis paraju tähendab närvisüsteemist peajõugast tulnud niiviisi. Et siis on niisugune kulduse koht, kus kohas saab ei pea sinna põhiplatsi sisse minema, vaid siin saab mängida selle mängu ära, et abistada inimesi. Seal edasi nüüd on siis meil on põhikulduse platsi suur kivi ja siis vanasti oli nii, et on kivide ümber käidi, vastu päeva käidi 3 korda nii umbes. Ja siis niivis võid ka rohkem käia, siis kivi ees loetakse siis oma sõnad maha. Nüüd me läheme sinna sisse, koputame ennast sisse sinna. Loodus meie isa, meie sinu lapsed rõimu vaimu nimel kaitse meid. Loodus meie isa, meie sinu lapsed rõimu vaimu kaitse. Nüüd me oleme suure kultuse kivi ääres, kus kohas toimuvad peamiselt kultused ja meil on armastuskultus, siin on ümberringi 7 risti ja lokulauad on vahepeal. Ja selle risti poole seljaga pöörata ei tohi. Siis öeldakse nii, et kui sa selja pöörad, siis on nii nagu see samane vaenlane, siis tuleb sul selja tagant. Ja siis ütleme, et kõik see paha, mis siin on kultusest toimunud, see siis on nii, et tuleb sul nagu selga. Aga kui te hästi tunnetate, lähete kaugemale, tulete ligemale, siis selle koha peal on kuskil niisugune piir, kus kohas, ütleme, hakkab mõjuma ka ristid, tekib niisugune sooja kodu või sooja tunne kohe. Nii et seda oleks enne võinud just proovida ka. Ja nüüd on niivis, tähendab, et see kultus käib kogu aeg ümber selle samase kivi ja siis on niivis, et vastavalt ristidele tuleb siis ka vastav rütm teha. Ja kuna meil käivad ka siin noored, need maausulised, kes tahtsid suurt võimu saada, õppisid siin nädal aega mul filosoofiat, seda maausu filosoofiat ja siis ütlesid, et nemad tahaks nagu ka võimu saada, nemad tahaks ka ravida, nemad tahaksid siis maailmast nagu võimu saada. Kuna nad olid mul head tuttavad ja minu niisugune kreedo on see, et inimene peab saama selle, mis ta tahab, kui minul on see võim olemas. Ja kui samal ajal ma tean ka nii, et kui nemad eksivad, siis on mina karistamise väärt, seepärast mina saan karistada, kui nad midagi halvasti teevad. Ja siis ma muidugi andsin nendele võimu. Kuid see on niisugune raske filosoofiline võim. Nad olid noored mehed, kõik siin 20 aastaselt, natuke üle 20 aasta. Mõni oli natuke vanem ka. Ja siis on nüüd niiviisi, et kui nad seda mõtlevad järgi, siis ma ei oska seda ütelda. Kas nad peavad vastu nüüd elu võitluses nüüd meie siin ka sotsialismuse või isegi kapitalismuse, mis meilt võib tulla siia vahepealne vastu kõigile sellele katsumustele, et nad nüüd selle võimu tõesti saavad. Kuid see näitab, kas tegelikult meie maausu filosoofilist tagapõhja, mismoodi meie õpetame neid samasid maausu inimesi, kes meie juurde tulevad. Mitte me ei anna tehnikat, loitsutehnikat kätte, kus kohas me saame vägistada, inimest allutada. See minu poolt on, ma ütlen, see minule ei meeldi. Sest mina olen jõudnud sinna väga suurte raskustega kõigiga, kuid samal ajal ma olen arendanud ennast ka filosoofiliselt. Nüüd on niiviisi, et kui ma äkki annan nendele kätte selle võimu, kus kohas nad saad allutada inimest, ise arenemata, siis see oleks minu poolt kuritegu ja mina saaksin karistada selle pärast. Niiviisi. Ja siit edasi nüüd. Allpool siis ongi need samased peegelduse ristid. Ja siis läheb edasi järgi mööda sinna alla, kuni läheb sinna vee silma juurde. Sinna muidugi seda võib näidata ka.
siin kõrval on need, kes meid siis valvavad, näete, seal on olemas üks metsamees ja siis siin on üks metsamees, kes neid meid siis nagu valvavad. Ja meie platside peal siin kuskil ei korjata maasikaid, ei korjata vaarikaid, ühtegi rohtaimet siit ei puuduta. Kultusel platsi kui veel kasvab nii, nagu näitame, loodus nendele on antud. Sellepärast on näha muidugi, siin on olemas lakjad ja ohakad ja kõike niiviisi. Las nad kasvavad. Kui me oleme midagi võtame ära, mis me enne me palume nendelt luba ilusti, ja siis on niiviisi, me kasutame neid ainult ravi otstarveteks. Siis nad on nagu Kultusel platsi peal on, nendel nagu võimu võivad rohkem. Niiviisi. Ja siis on niiviisi, et maa usul ongi just selles mõttes niiviisi ja see samane plats on ka nii, et alati kui me siia tuleme, siis ainukene kultus, mis siin on ainult armastus. Ja nendel samadel need maausu mehed, kes nüüd hakkavad seda viljelema, on niiviisi, et peamine, kõige rohkem, mis me oleme nendele ikka rõhku pannud, peab inimene armastama teisi. On ta siis juut, on ta siis muhameedlane või kristlane või venelane või on mingisugune punanahk. Tähtis on, et ta on inimene. Ei tohi olla kultusel ja midagi vahepeal, ta peab olema inimene. Kui meie, tähendab, need noored mehed, maausu mehed, hakkame seda samast viljelema, siis lõpuks tuleb meile ka toetajaid. Sest see on niivõrd inimlik, see on humaanne, ökoloogiline mõtlemise laad. Ja see ei ole niiviisi, et need kultused me mõtleme selle pärast välja, et me tahame, mitte ei mõtle välja, vaid uurime välja ja püüame kätte saada need, et me saame teada, mis seal taga oli vanasti. Mis võim seal taga oli, kus kohta see võim ulatus. Nii palju tahame seda teada saada. Ja muidugi see raamat, kus on kultusest kirjutatud, mismoodi siin käitutakse, on vana ruunikeeles, ruunisriftis. Ja kui nüüd tahate näha, kus need ruunisrift on, siis näete, seal üleval näha on, need ruunisriftid on sinna peale kirjutatud meie selle samase armastuse loits. Iga risti peal on üks silp, nii nagu siin on näha niiviisi. Iga risti peal on üks silp. Ja see on siis meie armastuskultuse omad. Nüüd, kui nüüd näete, seal peal on ka üks Idamaalt toodud inimesed, kes tulevad, tahavad siia annetada midagi, siis on nii, et ma palun väga, võib annetada. Samal ajal siia üks ameeriklane tõi hirmus kalli meene, tõi, mis oleks võinud välismaal suure maja saada osta. Ta oli nii, et kuskil 3 tunni pärast oli juba kadunud. Nii, et ei tea, kas meid jälgiti siis, kui me ära läksime tagasi, tunnin oli juba kadunud. Nii, et keegi ta selle pihta ikka pani. Seal oli muidugi väga väärtuslik meene oli. Nii, et eks loodus siis selle karistab või ei oska ütelda või tähendab, mitte loodusi karistada, inimene karistab tulevikus ise ennast, seepärast kui ta ei oska käituda maailmas, siis ta saab igal juhul oma matsu kätte. Niiviisi, jah. Ja siis nüüd on niiviisi, et need samased piirded, kus kohast pannakse sinna peale, see on lihtsalt hoiatuseks ka sellepärast, et inimesed külje pealt enam sisse ei tuleks. Ja siis ümberringi, nagu näete, on kõik need samased nöörid pandud ja on pandud veel võrkaed, et inimesed kõrvalt kogemata sisse ei tuleks. Selle jaoks ongi see koputamine, et me koputan siia, tähendab, et ma tulen siia sisse, et see on nagu loitsutud laud ja siis on nii, et see on armastuskultusel plats, kui ma tulen kuskil teise koha pealt ära, siis ma võtan see vihkamise kohe enda peale. Meil on küll nii, et tulevad ära, siis no mis sa teed? Mina küll pahandan, pennutus ära pahanda, ära närvitsa, ta võtab selle sandi osa enda peale. Ma saan seda küll, aga ta on ikka inimene. Et ei taha ju nii, et puhtalt, et ta tuleb lihtsalt enda peale. Me ei tea. Kui mina, kui ütleme parteimees, ma ei tohiks seda uskuda. Kuid samal ajal ma olen kultustega niivõrd palju huvitaid asju avastanud, kus kohast ma enam ei saa ütelda, et ma ei usu seda. Ma usun nüüd väga palju neid samaseid kultuse, neid võtted, mis me oleme teinud. Nii et siis muidega see ei sega ka maailma tundma õppimist. Nii et kuna ma ikka olen rohkem teaduse mees kui ütleme niisugune kultuste tegija, siis see samane kultuse läbiviimised ja kultuste tegemine, uurimine minule kui üks teaduslik niisugune ka, no ütleme, ma ei ütle ülesanne, vaid minu enda niisugune salasoov saada teada just, mis asi seal tegelikult on. Kas ma kunagi teada saan? No kösitav tegelikult täiesti. Seepärast, et maailmas on kõik niiviisi pandud, et kui sa oled juba liiga tark, siis lükataksin ka minema. Ja sellepärast on niiviisi, et lollide päralt on maailm, nad on sellepärast ju õndsad, nagu kirikurahvas ka ütleb, või kiriku need ütlevad, et kui ma ikka tahaksin hästi elada, siis ma ei tohiks liiga tark olla, näiteks. Aga samal ajal see on jälle igav elada. Ainult sellepärast, et mitte igavust tunda, ma siis tegelen selle suurte asjandustega. Muide, nende ristide kohta peab nii palju veel ütlema. Need ristid on toodud haigete poolt. Inimesed on tahtnud minu jutule saada. Siis on niiviisi, tähendab ka kõik need kivid, suured kivid on ka veetud siia niiviisi. Sellepärast, et ütled, et nad tahavad minuga jutule saada, ma ei võta muidu kui midagi ei teha. Ja kuna ma kultuse platsi tegin, siis on niiviisi, tulevad siia, toovad mulle selle risti, selle eest said 50 rubla.
või siis ütleme nii, et nii palju ravim taimi, et selle korvasid selle samase töö, mis nad tegid selle. Ja siis sellega siis nagu me oleme tasa olnud. Need tegelikult selle kultuseplatsi ei ole mina loonud, vaid rahvas on loonud. Uurimaks seda samast kultust, mis meil on. Loodus meie isa, meie sinu lapsed võimu vaimu nimel kaitse meid. Nüüd me oleme kultuseplatsist välja tulnud ja ma usun, et kui aeg edasi läheb ja mul tervist ka veel on ja alumine kultuseplats, kus on see Musta Maagia plats, täielikult valmis saanud on ja me olen ka mingisuguseid tulemusi saanud tehnilises osas, kas saame välja kutsuda või mitte välja kutsuda, siis ma usun, et me veel kohtume juttu ajamaks just selle järgmise kultuseplatsi peal, mis on just kõige huvitavam inimestel on see Musta Maagia plats, kus kohas saab siis kutsuda välja neid vaimusid, kuradeid ja võib-olla ka suuri hingleid ja kõike niiviisi, et praegu me ei tea midagi täpselt ütelda selle kohta. Ja ma usun, et mõni aasta pärast peaks see või aasta pärast võivad juba järgmiseks aastaks võib-olla juba saame teha sellepärast, et jõulude aeg ja uus aasta öö, kus kohas need kõige suuremad kultused just on nende vaimude väljakutsumise jaoks on alles ees ja selleks ajaks me saame need platsid valmis. Need kohtumiseni siis.